Valitsuse halva tervise kindel märk on see, kui poliitikud enam ise ka ei eita, et ongi kriis. Kahtlemata see annab selle mõõtmed välja. Ehk praegune olukord, ma arvan, ei ole Eesti riigi huvides. Eesti riigi huvides on selline stabiilne, küllalt suure toetusega laiapõhjaline valitsus, mille potentsiaal kahtlemata on praegusel valitsusel olemas. Valitsus töötab. Kui tahate seda valitsuskriisiks nimetada, kes tahab, võib nii öelda. Mina ütlen, et meil on koostöö selles mõttes, et töine, aga see tempo ei ole see, mida me sooviks teatud otsustes. Eesti 200 mitmed tipp-poliitikud on meediale öelnud, et sotsiaaldemokraate tingimata ei pea välja heitma valitsusest. Piisaks sellest, kui sotsiaaldemokraatide tõekspidamised muutuksid. Vasakpoolne erakond peaks hakkama parempoolsemat ja Eesti 200 jaoks meelepärasemat poliitikat tegema. Eks seda peab nende käest küsima, mis nende selgitused on, aga meie analüüs või diagnoos tõesti on see, et üleüldine närvilisus tulenevalt reitingutest, tulenevalt ka sellisest keerulisest olukorrast, aga ma arvan, et just mida keerulisem olukord, seda rahulikumalt ja ratsionaalsemalt peab toimetama ja me oleme valmis igal juhul laua taga rahulikult läbi rääkima, poliitilisi kokkuleppeid, kompromisse otsima, et tugevdada riigikaitset, toetada Eesti majandust, ettevõtjaid. Aga kui seda tahet ei ole, siis ei ole võimalik seda meil ka üksinda teha. Me tahame maksurahu ja tegelikult tahame ka lähiajal see, et vaataks üle otsused, et saaks ka makse jälle langetama hakata. Aga sotsiaaldemokraadid jälle tahavad, et makse tõusta, et korjata siis raha kokku ja see laiali jagada. Ma arvan, et see on nagu see üks asi, millele tuleb tõsiselt otsa vaadata, ma olen ka siin enne toonud näitena, et näiteks aasta lõpus, kui maakondades käies visiitidel ja ettevõtetega kohtudes, hästi keeruline on, kui üks partner on selline, kes iga nädal tuleb välja mõne uue maksumuudatuse mõttega ja siis öelda, et ei. Pärnus volikogu pidanud EKRE juht väidab, et valitsuse tüliga üritab Reformierakond lihtsalt oma toetust kergitada. Reformierakond teeb seda, mida ta alati on teinud, ennem valimisi valetab ilusaid asju kokku, lubadusi kokku, maksud ei tõuse, kindlates kätes Eestis, kõik on osutunud blufiks. Ja valimiste järel teeb seda, mida ta alati teeb, lihtsalt põhimõtteliselt hakkab korruptsiooniga valitsema. Ja nüüd meil on uued valimised tulemas, sügisel on kohalikud valimised, valimiste eel, siis selle jaoks, et oma protsenti hakata tõstma ja valijatele jätta muljet, et midagi on paremaks läinud, siis üritatakse teha süüdlaseks mõni oma valitsuskoalitsiooni partner. Sellega midagi paremaks ei lähe, isegi kui Eestis valitsuses mingid muudatused toimuvad, mitte midagi paremaks ei lähe, sest et tänases Riigikogu koosseisus on jõudude vahekorrad sellised, et kursimuutust ei tule. Suhteid hakatakse klaarima esmaspäeval ning jutuks ei ole ainult eraldi poliitikad, vaid kas üldse on võimalik poliitabielu jätkata. Saaks ainult Eesti 200-ga, saaks Eesti 200 Isamaaga, saaks ainult Isamaaga ja nii edasi. Et ma arvan, et me ei ole täna igatahes selles olukorras veel, et öelda, et sellele ühele või teisele me oleme ettepaneku teinud ja nii edasi läheme. Kõigepealt ootame selle nädala algus ära, et saame omavahel kokku. Vaatame, kas mis muudatusi me suudame ja tahame teha.